Kui oled kunagi magnetitega mänginud, siis tead, et nende vahel on erinevusi. On olemas need, mida kasutame mõne asja külmkapi külge kinnitamiseks, mis on nõrgemad. Aga on ka tugevamaid, millel on palju erinevaid kasutusvõimalusi. Aga tugevate magnetite saladus peitub ühes elemendis. Täna räägime neotüümmagnetitest. Räägi rohkem inseneriteadusest. Täna räägime ühest kõige põnevamast materjalist kaasaegses inseneriteaduses, neotüümmagnetist. Kas oled kunagi mõelnud, kuidas üks väike magnet võib olla nii võimas, et suudab tõsta esemeid, mis on temast palju raskemad? Või kuidas need magnetid suudavad säilitada nii tugevat magnetjõudu isegi äärmuslikes tingimustes? Vastus peitub ainulaadses keemiliste ja füüsikaliste omaduste kombinatsioonis, mis teeb neotüümist erakordse materjali. Aga mis tegelikult on neotüümmagnet? Et sellest aru saada, peame alustama põhialustest. Neotüümmagnet ei ole tavaline magnet, nagu need, mida sa külmkapi peale paned. Tegelikult on see metallisulam, mis koosneb peamiselt neotüümist, rauast ja boorist. See konkreetne elementide kombinatsioon loob materjali, mille magnetilised omadused on palju tugevamad kui traditsioonilistel ferriit- või alnitsomagnetitel. Traditsioonilised ferriidi- või alnikomagnetid. Neotüüm on keemiline element, mis kuulub lantaniidide rühma, tuntud ka kui haruldased muldmetallid. Aga miks just see elementide kombinatsioon tekitab nii tugeva magnetismi? Vastus peitub neotüümi aatomstruktuuris. Kas sa tead, mis teeb materjali magnetiliseks? Kõik algab elektronidest. Igal elektronil on omadus, mida nimetatakse spinniks, mida võib ette kujutada kui väikest pöörlemist. Kui paljude elektronide spinnid on joondatud samas suunas, loovad nad ühise magnetvälja. Just nimelt neotüümis on 4 F-kihi elektronidel eriline omadus. Nad suudavad hoida oma spinne väga stabiilselt joondatuna palju paremini kui teistes materjalides. See tähendab, et neotüümil on loomulik võime tekitada tugevat magnetismi. Aga oota, kui puhas neotüüm on juba magnetiline, siis miks me peame lisama rauda ja boori? Vastus on see, et sulam Nd2Fe14b, mis on kõige tavalisema neotüümi magneti keemiline valem, loob erilise kristallstruktuuri, mis võimendab magnetismi tohutult. Raud annab oma enda magnetilised omadused juurde. Samal ajal aitab boor stabiliseerida kristallstruktuuri, suurendades materjali kvartsitiivsust. Kui sa ei tea, siis kvartsitiivsus on tehniline termin, mis tähendab materjali vastupanuvõimet oma magnetiseerituse kaotamisele. Teisisõnu, mida suurem on kvartsitiivsus, seda raskem on magnetit demagnetiseerida. Nüüd räägime füüsikalistest omadustest, mis teevad need magnetid nii eriliseks. Üks tähtsamaid omadusi on magnetilise energia tihedus, mida nimetatakse ka maksimaalseks energiaproduktiks. Neotüümmagnetitel on magnetilise energia tihedus kuni 50 m-Gauss-Ørsted, mis on umbes 10 korda suurem kui traditsioonilistel ferriitmagnetitel. See tähendab, et palju väiksemas mahus suudab neotüümmagnet tekitada palju tugevama magnetjõu. Just sellepärast näed sa nii väikeseid neotüümmagneteid, mis suudavad tõsta raskeid esemeid. Aga kuidas täpselt see magnetjõud tekib? Kui sa magnetiseerid materjali, siis sa joondad selle sees olevad mikroskoopilised magnetilised domeenid. Mõtle igast domeenist kui väikesest magnetist. Kui kõik need väikesed magnetid on suunatud samas suunas, liituvad nende magnetväljad ja tekib palju tugevam magnetväli. Neotüümmagnetis võimaldab neotüümraudboor sulami kristallstruktuur neil domeenidel väga tõhusalt joonduda ja püsida joondatuna väga pikka aega. See ongi see, mis teeb neotüümmagnetist püsiva magneti, ehk ta säilitab oma magnetiseerituse ilma välise energiaallikata. Teine oluline füüsikaline omadus on Curie temperatuur. Kas sa tead, mis juhtub, kui sa kuumutad magnetit?
Noh, kui temperatuur tõuseb, hakkab soojusenergia magnetiliste domeenide joondust häirima. On olemas kindel temperatuur, mida nimetatakse Curie temperatuuriks, mille juures materjal kaotab täielikult oma magnetiseerituse. Neodüümmagnetite puhul on see temperatuur umbes 310 kraadi Celsius. See on suhteliselt kõrge võrreldes teiste magnetitega, mis tähendab, et neodüümmagnetid suudavad säilitada oma magnetjõu laias temperatuuri vahemikus, muutes need sobivaks paljudeks tööstuslikeks rakendusteks. Aga mis on selle äärmusliku magnetjõu saladus? Vastus peitub omaduses, mida nimetatakse küllastusmagnetisatsiooniks. See tähendab, et neodüüm suudab saavutada magnetiseerituse seisundi, mis on väga lähedal tema teoreetilisele maksimumile. Koos suure kortsitiivsusega annab see tulemuseks materjali, mis mitte ainult ei tekita väga tugevat magnetvälja, vaid suudab seda välja ka stabiilselt säilitada. Neodüümi, raua ja boori sulami tetragonaalne kristallstruktuur tekitab väga tugeva magnetan-isotroopia, mis tähendab, et materjalil on väga selge eelistatud magnetiseerumise suund. See aitab kaasa nii kortsitiivsusele kui ka magnetvälja stabiilsusele. Nüüd võite küsida, kui neodüüm on nii võimas, miks me siis ei kasuta neodüümmagneteid kõikjal? Noh, on mõned piirangud. Esiteks on neodüüm habras materjal ja võib kergesti puruneda, kui sellele mõjub mehaaniline löök. Teiseks on see vastuvõtlik korrosioonile, eriti niiskes keskkonnas, ning seetõttu kaetakse neodüümmagnetid tavaliselt nikli, vase või kullaga, et neid kaitsta. Kolmandaks on selle hind kõrgem kui tavapärastel magnetitel. Ja lõpuks väga kõrgetel temperatuuridel, mis on lähedal Curie temperatuurile, hakkab magnet oma magnetjõudu kaotama. Kuid hoonimata nendest piirangutest on neodüümmagnetid revolutsiooniliselt muutnud lugematuid rakendusi. Neid kasutatakse suure tõhususega elektrimootorites, tuuleenergia generaatorites, arvutikõvaketastes, kõrvaklappides, haiglate magnetresonantstomograafias ja isegi lennu- ja kosmosetehnoloogiates. Neodüümi, raua ja boori ainulaadne keemiliste ja füüsikaliste omaduste kombinatsioon on loonud materjali, mis seab proovile tavapäraste magnetite piirangud. Kui sa täna kasutad oma kõrvas väikest Bluetooth kõrvaklappi, millel on erakordne heli kvaliteet, siis on see võimalik tänu sellele, et kõrvaklapi helidraiverid suudeti neodüümmagnetite abil väiksemaks teha, ilma et kvaliteet kannataks. Ja tead, kui me räägime selliste materjalide nagu neodüüm uuenduslikkusest, siis räägime inimestest, kellel oli geniaalne idee ja kes suutsid selle muuta tooteks, mida miljardid inimesed iga päev kasutavad. Kas sa teadsid, kuidas neodüümmagnetid suudavad olla nii võimsad? Kas oled kunagi mõelnud, kui palju neid magneteid sul kodus on, peidetuna sinu elektroonikaseadmete sees? Kirjuta siia kommentaaridesse, ma tahan teada. Siin kõrval on 2 huvitavat videot, mida sa pead kindlasti vaatama, et laiendada oma teadmisi ja rahuldada oma uudishimu. Ja kui sa tahad meid toetada, pane like, telli kanal, aktiveeri kelluke ja kaalu kanali liikmeks hakkamist. Just nii, inseneriteaduse austajad, suur kallistus ja kohtume järgmises videos.